Programm järgi joont. Eelmises videos saime teada, kuidas Edisoni abil kurvilisi radu läbida. Selles videos anname Edisonile ülesande joont järgida. Kasuta kordamiseks töölehte number 13. Edisonil on olemas joone järgimise andur, mis oskab aru saada, kas robot on heledal või tumedal pinnal. Seda andurit kasutavad kõik Edisoni joone järgimisplokid, mida on kokku 3. Avame edblocksapp.com ja avame menüüvaliku Drive ehk sõida. Nihutame slaiderit paremale ja siit leiamegi 3 joone järgimisplokki. Järgi joont kindel arv sekundeid, järgi joont kuni märkad takistust ja järgi joont lõpmatuseni. Katsetame need kõik järjest läbi. Enne kui hakkame programme kirjutama, on meil vaja joone järgimisrada. Mina kasutan suurt robotimatti, saad selle alla laadida eelmise video juurest. Võid kasutada ka töölehel 5 joonistatud rada või joonistada ise musta markeriga vähemalt 1 cm laiuse raja. Esimeseks koostan programmi, kus Edison järgib joont 5 sekundit. Pea meeles asetada Edison alati mustast joonest vasakule anduriga valgel pinnal, muidu hakkab Edison koha peal tiirutama. Laadin. Katsetan. Järgmisena koostan programmi, kus Edison järgib joont senikaua, kuni näeb takistust. Panen Edisoni liikuma aeglases tempos. Laadin. Katsetan. Viimaseks koostan programmi, kus Edison järgib joont lõpmatuseni. Panen Edisoniga kõige kiiremini sõitma. Laadin. Katsetan. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanil ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Ava tahvlis või arvutis lehekülg edblocksapp.com. Joonista musta markeriga paberile või teibi vähemasti 1 cm laiuse joonega joone järgimisrada. Võid kasutada ka välja prinditud treeningmatti. Koosta 3 erinevat programmi, kus kasutad kõiki erinevaid joone järgimisblokke. Kas kasutasid programmide koostamisel kiiruse muutmise blokki ja mida kasutasid takistuseks? Võid koostada ka ekraanil toodud programmi. Videos õpitu jääb paremini meelde, kui prindid välja ja lahendad läbi töölehe 13.